no jagame veel näiteks 1554 jagame 37-ga. Nii, no näha, et võtame 3 numbrit ja nüüd jälle, millega ma võtan. No teeme niimoodi, et see on õpilase mõttepilv. Kui ma jagaks 155 37-ga, millega võtta jälle ligikaudu 155, proovime kaotada viimase numbri. No see on ju lähedal 160-le, kui sa ümardad, see on 160. Ja 37 on ju lähedal 40-le. No, 4, ma loodan, sa mäletad, võid maha võtta. Ma usun, et sa võtaksid 4-ga. Proovime 4-ga. No 4 korda 37, 120 pluss 28 on 148. Jääk on 7, jääk on väiksem kui jagaja, meil väiksem. 74 jagatud 37-ga on 2. 2 korda 37 on 74 ja siin on lihtne. Kontrollime korrutamisega 42 korda 37, 4, 1, 29, 6 ja 12 on ju. Ja korras, jah. Nii, no pange tähele, et siin nendes ülesannetes on väga tähtis jälgida, et jääk peab olema alati väiksem kui jagaja. Kui on keerulisem ülesanne, sa pead kogu aeg jälgima jääki. Nii, no vaatame, kuidas meil jääk aitab siin. Veel üks näide teile. 1932. Jagame 28-ga. Ma loodan, et sa kirjutad koos minuga. 1 sisse ei mahu, 19 sisse ei mahu, võtan 3 numbrit. Ja nüüd huvitav küsimus õpilase jaoks. Huvitav küsimus, see on õpilase mõttepilv, kui ma saan, siis joonistada, ma proovin. Aga millega võtta? No näed, 193 on ju lähedal 190-le. Proovime kaotada viimase numbri ehk ümardada. Kas ole? Ja 28 on ju lähedal 30-le, ma loodan, sa näed. No ja kui sa jagaksid 19 3-ga, millega sa võtaksid? Ma usun, et 6. On ju? 6 korda 3, 18. Nii et 6-ga võtame. Nii, 6 korda 20, 120, 6 korda 8, 48, kokku on 120 pluss 48 on 168. Nii, sa võid korrutada ka kirjalikult, keegi ei keela, lihtsalt natukene ära ruumi siin raiska, kusagil kõrval korruta. Ja ma usun, et sama vastus. Nii, lahutamiseks, vaja lahutada, jah? Sa võid kasutada selle kirjaliku lahutamise algoritmi, vabalt. 3 miinus 8 ei saa, laename naabrilt 10, 13 miinus 8 on 5 ja 8 miinus 6 on 2. Nii, ja 25 on väiksem kui 28, järelikult mul on kõik korras. Nii, ja nüüd tirime järgmise numbri alla. 2. No millega nüüd? 250 jagame. No vaata, kui sa oskad hästi korrutada, mina juba näen need 9-ga, sest 180 pluss 72. Aga teeme niimoodi, et teie ei näe. Mängime niimoodi, et see on 30, on ju. No ma usun, et sa võtaksid siin 8-ga. Proovime 8-ga. Pane tähele, vale number, jah? Aga pane tähele, ma tahan näidata, kuidas jääk sind aitab praegult probleemist. Nii, 160 pluss 64, 224. Nii, ja lahutame. Nii, 26 pluss 2, 28, jah?
nii, vaata, jääk ei ole väiksem, ta võrdub jagajaga. See ei ole õige. Järelikult, vot kohe julgelt tõmban maha, ma võtsin liiga vähe. Ja see, et siia mahub veel terve 28, see tähendab seda, et ma pean võtma mitte 8-ga, vaid 9-ga. Ja 9 korda 28, 180 pluss 72 on 252 ja ongi 0. Nii, ja alati on hea kontrollida, kui on raskem, siis teeme see kirjalikult, palun. Eks ole, ma loodan, see on juba õpitud. 48 pluss 7 on 55, nii 18 ja siia on 13 kirjutada, jah, 12 pluss 1. Ei tea, millal see lõpetab, pahandasid. Nii. No pane tähele täpselt see, mis oli, nii et mul on kõik korras, jah. Nii et ma väga loodan, et sa kirjutad ja mõtled kaasa.